Alustame siis meie tänase maailmahariduse viimase sündmusega hakkab looma unistamispäevast. Meil on siis kavas vaadata Mihkel Kangur tervitusvideo, ta on ise hetkel Nepaalis. Siis on meil selline asjakohane arutelupaneel ja siis peale seda hakkab siis meil unistamistöötoad, et kellel natuke segadus nende töötubadega, siis Margaret saatis stuudiumisse kirja, nii et võite vaadata seda ja seal on kõik andmed kirjas. Aga jah, aitäh, et tulite ja vaatame siis Mihkel Kanguri videot. Nii, tere hommikust. Teeme nüüd kõigepealt niimoodi, et tõuske kõik püsti. Korra, kõik tõuseme püsti. Nii, kõik tõusevad püsti. Palun, nii. Aitäh. Teeme ühe sellise unistamisharjutuse. Väike sirutus ka hommikusse, et see pane enda parem käsi üle enda rindkere ja vaata, kui kaugele sa saad enda kätt liigutada sihi üle näppude, vaata seina peale mingi märk, et kui kaugele sa paindad. Ja nüüd kujuta ette, et sa saad tegelikult palju rohkem painutada. Kujutle enda silmis, enda mõtteis seda, kui palju sa rohkem tegelikult suudad ennast väänata ja proovi nüüd seda harjutust uuesti teha. Oled endal visualiseerinud, kui palju kaugemale sa suudad enda kätt liigutada ja vaata, kui palju see käsi läheb veel rohkem selja taha. Täiesti hämmastav, mida saab teha üks unistamine, üks visualiseerimine, et millisena sa tahaksid näha enda tulevikku ees. Kui ma olin 8. klassis, ma kirjutasin referaadi Nepaalist ja mind jäi saatma unistus minna Nepaali mägedesse. Gümnaasiumis ma tegelesin mägironimisega, kaljuronimisega ja käisin igasugustes mägedes, aga nii kõrgetesse mägedesse nagu Himaalaja ma ei julgenud enda unistust teoks viia. Võttis 35 aastat, et ma lõpuks julgeks ka Nepaali minna. Ja see unistus saab nüüd teoks. Kui ma kuulsin teie maailmahariduse nädala kava, ma päris tõsiselt mõtlesin, et ma vahetan enda lennukipiletid ära, sellepärast et sellist unistust, et kunagi ma töötaksin koolis, kus on sellised õpilased, kes teevad sellise maailmaharidusnädala nagu teie, seda ma ei oleks osanud mitte kunagi unistada. Aga teie olete selle unistuse ka teoks teinud. 25 aastat tagasi, aastal 2000, 25. aprillil sain ma täpselt 25 aastat vanaks. Ma olin magistratuuris ja ma unistasin teadlase karjäärist. See sai ka teoks. Ma olen olnud tippteadlane, ma olen olnud Eesti ökoloogiateadlaste tippude hulgas enda teadustöödega. Aga aastal 2000 me unistasime Eestina liitumisest Euroopa Liiduga, NATOga. Me olime just välja tulnud Vene kaubandussõjast, üle elanud esimese suure börsikriisi ja unistus oli see, mis aitas meid edasi tegutseda. Ja läks mõni aasta ja me liitusime NATOga, me liitusime Euroopa Liiduga ja sellele on järgnenud Eesti kõige kuldsemad ajad, kus meie elu on olnud kõige parem. Loomulikult kõik unistused ei täitunud. Toona me unistasime ka Mahe-Eestist, esimesest riigist maailmas, kus kogu riigi territoorium oleks nii-öelda mahe. Mõned unistused on veel täitumiseks. Soovin teile tänaseks unistamise päevaks, et te oskaksite visualiseerida enda kogukonna, Eesti, maailma paremat tulevikku. Uskuge, head visualiseerimised, head manifestatsioonid, head unistused viivad meid suurepäraste tegudeni. Ja kui me teeme seda kõike üheskoos, siis seda paremaks see unistus läheb ja seda tõenäolisemalt ellu läheb. Head päeva teile! Nii, aga on aeg alustada meie siis arutelupaneeliga. Mainin kohe ära, et kellel on inspiratsiooniloengut tegemata, siis seda saab ka inspiratsiooniloengusse kirjutada.
aga kutsume siis esimesed osalised juba lavale. Riin Oolma. Riin on siis Rakvere Riigigümnaasiumi vilistlane ja hetkel õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis ostu- ja hankekorraldust. Ta on särav noor, kes hiljaaegu astus ka poliitikasse. Nii, ja teiseks on Nicole Angel Erich, kes on siis ämmaemand ja ta jagab oma elu ja kirgi sotsiaalmeedias, inspireerides teisi oma soojuse ja pühendumusega. Lõppu. Kolmandaks on meil Margo Loor. Ta on kogenenud väitleja, koolitaja ja argumenteerimisoskuse edendaja. Lisaks sellele ka IT-ettevõtte Citizen OS kasutaja, kaasasutaja ja tehnoloogia evangelist, kaasasutaja ja konsultant ettevõttes Õpidisain. Ja neljandaks on meil Angeelika Pärna. Ta on siis Rakvere linna peaarhitekt, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri eriala. Ja mina olen siis paneeli juht. Nii, aga alustame siis äkki sellest, et miks te üldse olite nõus siia tulema või mis nii-öelda pakkus seda huvi siit osa võtma. Et alustame äkki neist, kes on kogu selle üritusega rohkem seotud, ehk siis ka hakkab looma siis ürituse nii-öelda suuremad käed, et Margo. Üks asi, mida sa tutvustuses ei maininud, on see, et ma olen olnud Rocca al Mare kooliga seotud siis selle kooli loomisest alates ja Rocca al Mare kooli keskne mõte on unistused muudavad maailma. On olnud kooli algusest peale ja ei ole selline mõte, mis on ainult kuskil veebilehel kirjas, vaid on mõte, mis elab. Koolis esimesest klassist peale hakatakse õpilastele sellest rääkima ja sellega seoses siis tegema muuhulgas sellist teadlikumat unistamist. Ja sellest tulenevalt, kui oli üleriikliku unistamisega seoses, oli kutse kooli, selleks, et koolis on õpilased, kes tahavad kõik koos mõelda, millises riigis me tahaks tulevikus elada, tahavad sellest unistada. Ja seda veel küsiti väga ilusti, see oli väga ilus kiri, mis mulle tuli, siis tundus nagu nii loomulik, et jah, muidugi ma tulen ja natuke mõtlen kaasa. Aitäh sulle, aga Nicole? Mul on suhteliselt sarnased mõtted. Ma arvan, et kui ma selles projektis kuulsin esimest korda, siis mõtlesin, et issand, kui äge nagu unistamine, sest et kui ma mõtlesin selle peale, et millal oli viimane kord, kui ma üldse, ma ei tea, tuttavatega, sõbrannadega, kolleegidega üldsegi arutasime mingid tulevikuplaane või unistusi, siis mul ei tulnud meeldegi, et kas või lihtsalt see lihtne, et kelleks sa tahtsid saada, kui sa noor olid, kelleks sa tahtsid saada, kui sa teismeline olid, kes sinust lõpuks sai. Et mul on suhteliselt sarnane lugu, et kui ma olin esimeses klassis, panin kuidagi, me kõik teeme neid asju, et klassijuhatajad lasevad kirjutada, et minu tulevik. Ja siis panin sinna täiesti juhuslikult, et tahaksin töötada sünnitusmajas. 12 aastat läks mööda, ma olin juba ämmaemanduse peale mõelnud, sain juba kinnituskirja, et mind on oodatud õppima ja siis see klassijuhataja leidis selle paberi üles ja ütles, et näe vaata, et 12 aastat tagasi mõtlesid, ma olin selle täiesti ära unustanud, ma olin vahepeal tahtnud arstiks minna, siis need plaanid üldse nagu ununesid ära ja lihtsalt see, et see on nii äge, et kuidagi sisimas sa ikkagi tead, mida sa tahad ja isegi kui need unistused ei tule nagu nipsust, siis ikkagi ma arvan, et pikas perspektiivis on mõistlik ikkagi selle suunas mingid väiksed samme teha. Et ühesõnaga, mulle meeldis visioon, mulle meeldis see mõte ja siiamaani meeldib selles mõttes. Nii, ja siis osalised, kes on rohkem meie kutse peale tulnud siia ja läbi meie siis teada saanud sellest projektist, et mis teie arvate, Angeelika? No minu arust tuleb alati olla avatud, ja siis ma alati mõtlen, et ruumist, minagi ruumi inimene, eks ju, et ruumist räägitakse liiga vähe ja
tavaliselt see kaasatus ja arvamus tuleb kuidagi tagant järgi, kui enam ei saa väga suuri muudatusi teha, et inimesed õpiksid nagu ruumigi oma igapäeva nii-öelda eluosa vaatlema ja sel teemal ka kaasa rääkima, et ükskõik, kas me oleme täna või 25 aasta pärast, et siis ruum on meie ümber ja me peame selle ruumiga hakkama saama. Selge. Ja Riin? Ja et mul oli lihtsalt tore tagasi ikka siia kooli tulla ja unistamine, ma arvan, et on üks väga oluline igapäeva osa, et me kõik unistame, et mingid ideed saaks teoks ja et meil kõigil on enda unistused ja ma arvan, et see on tore, et me rohkem nendest räägime ja ka arutame teistega ja siis äkki need unistused saavad ka teoks. Selge, aitäh teile. Aga suundume siis esimeste nii-öelda päris küsimustega, et siis esimeseks teemast võtamegi selle unistamise ja küsin siis kohe, et mis rolli mängib unistamine ühiskonna arengus? Kas on kellelgi kohe mõtteid või? Ma arvan, et ma ütleks, et päris suurt rolli mängib unistamine, et ongi, nagu ma juba mainisin, et need ideed, mis kõigil on, et kui me räägime nendest ja nagu arutame teistega, siis me saame enda unistustest rääkida ja eks ju kõik ideed või asjad, süsteemid, kõik on tulnud kellegi unistamisest. Et ongi oluline, et teistega seda arutada, siis saad nagu teiste poolt teada, mida nemad arvavad ja saad äkki need unistused ka täide viia, nii et ma arvangi, et ühiskonnas on kõik kuidagi alanud unistamisest. Aga ma arvan, et igal asjal peab olema idee, et ükskõik mida sa teed, mis valdkonnas sa oled, et kõik algab ju ideest, et siis mida täpsemaks sa lähed, siis tegelikult need nii-öelda nurgad lähevad maha ja mingid asjad hakkavad sind piirama ja see tunne läheb aina rohkem kokku, et kui sa seda nagu idealistlikku suurt pilti ei vaata, siis sa oled juba kohe selles nii-öelda selles urus, eks ju, et sellepärast tulekski vaadata nagu hästi laialt alguses. Minu arust on nagu paar sellist erinevat kihti. Üks kiht on see, et me kõik kuidagi käitume enam-vähem sellisel moel, vähemalt siin Eesti riigis käitume sellisel moel, nagu me oleme seadustega kokku leppinud. Need seadused kõik lähtuvad moel või teisel Eesti põhiseadusest. Eesti põhiseaduseks kirjutati siis, kui Eesti Vabariik taasiseseisvus ja siis oli nagu seltskond inimesi, kes unistas Eestist mingil moel. Ja siis nad proovisid selle kirja panna meie põhiseadusesse. Ja mõnedega neist ma olen rääkinud, mõned neist on jätkuvalt aktiivsed Eesti sellises ühiskondlikus tegevuses täna. Liia Hänni on üks suurepärane näide, eks. Ja minu arust nagu see, kuidas nad tookord Eestist unistasid, see, kuidas nad põhiseaduse kirja panid, see on see, mis täna meie tegevust juhib ilma, et me selle peale kuidagi võib-olla igapäevaselt mõtleks, aga ometi see on see selline unistus, mis suunab meid. No ja siis on sellised nagu praktilisemad asjad, ma täna hommikul lugesin, üks BBC uudis oli selle kohta, et kuidas YouTube kunagi algas, kui pandi esimene 19-sekundine video elevandist ülesse. Ja et nagu tol hetkel, kui nad seda tegema hakkasid, siis nad ei teadnud, et sellest saab nagu de facto videote internet, eks, et tänasel päeval me ei kujuta ette veebi ilma YouTube'ita, aga see algas sellest, et kellelgi tuli selline nagu mõte, visioon, me paneme nendele unistustele erinevaid nimesid, aga ilma selleta ei käivitu asjad. Jah, sul on võimalik astuda sisse mõnda struktuuri, mis on juba varem loodud, sul on võimalik minna tööle mõnda ettevõttesse, mis on varem loodud, aga sul on alati võimalus nagu ise panna algus millelegi, mis võib-olla 20 aasta pärast või mõnikord palju kiiremini on kasvanud nagu hästi suureks ja nagu tegelikkust suunavaks ja mõjutavaks asjaks. Ja kolmas tase on siis see nagu isiklik personaalne, millest siin juttu on olnud. Ja eriti lahe minu meelest on see, kui mõnikord õnnestub, nii nagu Nicole'il õnnestus, et sa kaotad ära oma selle ülesmärgitud unistuse. Tahtlikult ei õnnestu väga korraldada seda, aga lihtsalt kogemata kaob ära. Ja siis sa mõne aja pärast, mingite aastate pärast avastad selle ise või avastab siis keegi teine ja vaatad, et okei, olenemata sellest, et ma nüüd ei tegutsen nagu super teadlikult võib-olla selle suunas ja pan mingeid vahe-eesmärke ja värke, et siis tegelikult on ikka juhtunud. Et need sellised erinevaid tasemeid, aga nad kõik mõjutavad seda, kuidas me igapäevaselt toimetame. Ja Nicole?
et ma ei oska siia lisada, siin olid nii head mõtted ja kõik rääkisid nii põhjalikult, et kõikide eelnevate mõtetega olen nõus selles mõttes, et ma arvan, et väga suurt rolli ikkagi mängib. Ja samamoodi isegi, kui me võib-olla nagu ei tunneta seda hetkel, ma arvan, et see üldpilt lihtsalt, ta ei peagi praegu loogiline olema, et see, mis sellest kokku tuleb, see tuleb õigel ajal. Aga siit ka küsimus, et millal siis unistus muutub selliseks utoopiaks või selliseks võimatuks, et kas olete te märganud endas mingeid selliseid piire, mis te panete enda unistamisele või sellise tuleviku lootusele? Ma võin alustada, ma arvan, et ma mõtlesin ka sellele küsimusele hästi pikalt, et kas on selline asi nagu liiga suur unistus. No, tehniliselt on küll, aga ma arvan, et sellega on see, et kui sa juba selle kõige suurema unistuse paned nagu paika, siis ma arvan, et need vahefinišid, mis sinna viivad, on juba selles mõttes, sa kuidagi saad kinnitust sellele, et tegelikult on see võimalik. Mina ütleks, et unistage nii suurelt kui vähegi võimalik, et võib-olla selleks ajaks, kui mingi teine unistus täitub, siis te isegi seda nii-öelda eelmist unistust võib-olla ei taha nii palju. Et prioriteedid muutuvad, unistused muutuvad, see on täiesti okei ja minu arust see ongi nagu elu mõte mõnes mõttes, et kõik ei pea nagu reeglite päraselt minema, et sa ise lood seda nagu enda tulevikku, sa ise lood enda mõtteid ja jah. Ja ma võib-olla lisaks siia, et ma olen kõige sellega nõus ja kindlasti unistage nii suurelt, nagu te tahate ja selles suhtes põhimõtteliselt kõik on võimalik, aga kindlasti on ka need, kui ongi näiteks reaalsus või tulebki realistlikult vahest mõelda, võib-olla on ressursipuudus, siis võib-olla mõni unistus jääb taha paika, aga kindlasti on nagu mõtet neile kunagi veel uuesti mõelda ja äkki siis on ressurssi ka. Jah, ma sõna-sõnalt nõus, et on sellised unistused, mis on nagu, mida on vaja teha natuke praktilisemalt. Sest sa unistad mingi natuke konkreetsema asja jaoks ja siis on väga mõtet vaadata neid ressursse. Siis on teised kohad, kus on mõtet täitsa lendu lasta. Võtta mingi nagu hull loov asi, panna kuskile 100 aasta kaugusele mingi perspektiivi, siis hakata mõtlema selle peale. Ja sellel on väärtus. Seda teevad, ma ei tea, ulmekirjanikud näiteks. Ma olen viimase aasta jooksul lugenud läbi suure osa viimase 10 auhinnatud ulme- ja fantaasiakirjandusest ja see näitab seda, et kas põhimõtteliselt on nagu mingi piir, kuhu maani meie liik või meie tsivilisatsioon tänasel päeval nagu suudab unistada, et sellest kaugemale justkui nagu keegi väga ei küündi. Et on küll, kui sa neid nagu loed, siis sa enam-vähem saad aru, et mis suundades need unistused liiguvad ja kuhu maani nad nagu suudavad küündida. Aga see ei tulene otseselt sellest, et nad oleks seda niimoodi kunstlikult pannud. Sest on nagu lasknud mõtte lendu ja siis niimoodi üle paljude teoste sa saad aru, et kuhu maani meie liigi unistused tänasel päeval küündivad, aga nad küündivad väga palju kaugemale kui see, mis meie tänane suutlikkus on ja seal keegi ei küsi ressursside kohta, et seal räägitakse nagu teistes galaktikates elamisest ja millestki, mis on nagu väga kaugel meie tänasest reaalsusest. Nii et lihtsalt mitut liiki on neid unistusi. Aga mis liiki unistus sinu lemmik on? Mul on igast erinevaid unistusi, mul on siukseid nagu far out unistusi, üks on näiteks siuke, et minu jaoks söömine on ilgelt tüütu tegevus, et toit on mu jaoks kalorid, ma gurmaan ei ole. Ma unistan sellest, ma mõnikord ka küsin inimeste käest, et kui sa saaks siukse diili, et sa enam elus ühtegi päeva nagu midagi sööma ega jooma ei pea, aga siis ka ei tohi, et kas sa võtaks selle diili vastu, no ma ise kohe võtaks. Ja et äkki kunagi mu plaan on 120 tervelt elatud aastat, nii et 2100, eks, et äkki kuskil nagu enne seda jõuab kätte aeg, kus ma reaalselt saan elada niimoodi, et ma ei pea oma igast päevast veetma nagu 3 tundi, nii et ajan nagu energiat näost sisse, et tuleb kuskilt nagu mujalt. Et igast unistusi on. Super. Ja Angeelika? No ma ütleks, et alati on konkreetne aeg ja ruum, kus sa viibid, ehk siis see kontekst, kus sa oled. Ja siis, kui sa hakkad nüüd liikuma oma nende unistuste poole, siis ütleme nii, et sellel teekonnal sul tuleb nagu, igal sammul tuleb mingi lisainfo või lisamõjutaja või lisasoov, eks ju. Et kuigi sa nagu enda arust lähed justkui nagu otse ikkagi selle asja suunas, siis ma nagu ütleks, et ei tasu nagu jõuga rebida, eks ju, et kui sul ikkagi tee peale tuleb nii palju lisainformatsiooni, mis tõmbab sind natukene nagu teises suunas ja sulle tundub, et see on ka variant nii-öelda jõuda lõpuks siis sinna, kuhu sa tahad jõuda, et siis tuleb olla selline dünaamiline ja paindlik,
et nagu mulle endale tundub, et väga, väga jõuga nagu minemine niimoodi, ma ei tea, ei tee õnnelikuks äkki, et sa ikkagi pead kontekstis olema. Kusjuures pange tähele, et arhitektide unistused mõjutavad meie igapäevaelu kõige rohkem. Me keegi ei ürita läbi seinte käia. Me käime ustest ja istume toolide peal ja nendes ruumides, mille nad on nagu oma unistustega kõigepealt paberile joonistanud. Linnaarhitektid eriti, kes panevad linnablokke ja teid ja tänavaid. Et me ei mõtle väga sageli selle peale, et me arhitektide unistusi iga päev elame, aga tegelikult täpselt nii on. Just, no see kõlas küll väga idealistlikult, et need faktorid, mida kõik arhitektid mõjutavad või arhitekte mõjutavad, neid on nagu uskumatult palju, jah. Just, mul tuligi enne, kui Marko alustas selle teemaga, siis mul tuli enne ka küsimuse mõte, et kui sa planeeridki siin nüüd, tuleb mingi projekt, siis kas sa kaldud rohkem enda visuaalile või sa kaldud pigem ikkagi teiste unistuste ja nii-öelda nägemise poole? Ma ise olen alati enda jaoks seda üritanud niimoodi teha, et alati on sul ju tellija, eks ju. Et aga siis, kui ma projekteerisin, enne siis, kui ma linnaarhitektina tööle asusin, et siis ma alati palusin, et inimesed väljendaksid oma soove verbaalselt. Eks ju, et kui suur, mida, kui palju. Mitte, et nad ei hakkaks joonistama, sellepärast, et see nagu ei vii kuhugile, et pigem nagu see, et hästi palju kirjeldusi, milliseid emotsioone ta sealt ruumist tahab, millist avatust või kui palju privaatsust või millist eraldatust, ja siis selle pinnalt sul tekib nagu mingisugune visioon, kus hakata minema, et väga raske või tobe on hakata kellegi teise vormi kuidagi ümber vormima, et sellest tavaliselt head nahka ei tule. Selge, aitäh teile. Aga ütleme nii, et kui ma enda pilti vaatan, siis mina olen hästi selline kinnise mõtlemisega ja ei oska niimoodi unistada, et ma vaatan hästi reaalselt asju, võib-olla vahest isegi liiga reaalselt. Kuidas teie leiate, et minusugune isiksus saaks rohkem nii-öelda avada enda mõtlemist ja unistada suuremalt ja rohkem? Sa pead ka sinna Nepaali kaasa minema, istuma sinna mäe tippu, kust on vaade on nagu hästi palju kaugele üle. Ei päriselt füüsilised keskkonnad mõjutavad, selles mõttes, et siia koolimajja, kui te meil enne tuuri tegite tulles ka, see, et sealt ülevalt vaadates, kõigepealt sa näed seda ruumi siin, siis sa näed aknast välja igale poole, see seal üleval on väga palju parem koht unistada, kui see siin all. Ehk et natuke peab olema sellist ümberringi toetavat ruumi. Ja siis, kui sul on veel keegi selline vestluspartner ka, kes sind nagu torgib natuke, kes ei nooguta igas asja peale, ei ole selline yes-man, vaid nagu esitab sulle mõne väikse väljakutse mõne küsimusega. Mingites asjades mitte nõustub sinuga. Et siis see ärgitab ennast kaugemale mõtlema. Terve rida asju veel, aga paar asja, kui sa tahtsid, siis nendest ei alustada. Ehk siis üldiselt selline ebamugavustsoon, et kus sa ei mõtle nii, nagu sa mõtled igapäevaselt, kui ma saan õigesti. Jah, et kui sa päris nagu mööda seda sama rada käid, mida sa iga päev käid, et siis on natuke keerulisem. Ei ole võimatu, on ajaloost neid näiteid ka, kes käisid iga päev täpselt sama rada mööda linna, aga tegid suuri asju. Aga jah, kui sa astud sellelt rajalt kõrvale, siis sa võid näha kohata nii ümberringi kui endas asju, mida sa nagu igapäevaselt ei kohta ja see viib su mõtte uude kohta. Vähemalt on see alguspunkt. Alati aitab minu arust jagamine, et kui sul on sõbrad, eks ju, kellega jagada. Või siis, nad nagu peegeldavad sind ennast natukene, et see siis kas annab sulle kindlust, et sa nagu justkui oled õigel rajal või nad võib-olla avavad sinu jaoks, et kuule vaata, et sul hoopis kukub see asi nii hästi välja, et miks üldse selle peale ei mõtle, eks ju, et ikka, jah. Ma korra veel jätkun oma seda mõtet, et kui te siit unistama lähete nüüd edasi, et ärge minge sellesse klassi, kus te tavaliselt olete, istuge selle tooli peale, kus te tavaliselt istute sellisel kujul, nagu te tavaliselt istute, siis on natuke rohkem kinni. Proovige kuidagi teistmoodi. Seiske, ronige millegi otsa. Ja ma väga nõustuks sellega, et teiste inimestega tuleb rääkida, siis saad ka teada rohkem ja mida teised arvavad
ja siis ma ütleks ka, kui me juba sinna fantaasiaraamatute maailma läksime, siis kindlasti raamatute lugemine, see ei pea isegi olema mingi tavaline ilukirjandus, ongi näiteks nagu fantaasiaraamatud või filmid, et see kõik annab nagu inspiratsiooni juurde ja võib-olla leiad oma unistuse hoopis kuskilt kellegi juba kirjutatud raamatust või filmist. Te räägite nii häid mõtteid, ma ei jõua lisada midagi, aga ei, ma olen nõus, et see seltskond, kes sind ümbritseb, ma arvan, et on hästi oluline, kui sul ongi inimest ümber, kes väga ei ole selle unistamise poolt, kes väga ei näe nagu pointi seda teha, siis eks sa nagu paratamatult tõmbad ka seda energiat ligi, et ma arvan, et lihtsalt inspireerivad inimesed, loomingulised inimesed, ambitsioonikad inimesed, nagu ambitsioon minu arust on üks kõige paremaid iseloomuomadusi, mis inimesel võib olla. Ja ambitsioon on ka erineva mahuline selles mõttes. Ja mis mind näiteks hästi palju aitas, oligi see, et ma panin hästi väiksed unistused kirja, et ongi, tahaks juhiload ära teha või tahaks ülikooli minna või tahaks riigis käia. Ja ma mõnes mõttes nagu, kuidas ma nüüd ütlen, natuke tegin sohki, et ma tegelikult teadsin, ma juba hakkan neid asju tegema, aga oligi see lihtsalt see rahulolu tunne, kui sa saidki selle ristikese tõmmata sinna taha, et järk-järgult selles mõttes aina suuremaks ja suuremaks. Harjuta! Ma veel lisaks selle, et mul tuli sellega meelde, et mu sõbrannad on juba hästi kaua teinud endale vision board'e nagu iga aasta alguses ja see aasta tegin mina ka ja see on nagu tõesti nagu hea mõelda nagu terve aasta peale, mida sa nagu selle aasta jooksul teha tahad ja panna sinna juurde midagi sellist, midagi ulmelist, näiteks eelmine aasta me käisime langevarjuhüpet tegemas ja käisin nädal aega purjetamas ja nagu nii ületasin ennast, et ongi nagu oluline, et näiteks aasta alguses panedki mõned ulmelised unistused kas või kirja ja siis on nii lahe pärast neid teha ja vaadata. Vormivahetus aitab ka. Ma koolituste alguses sageli, kui koolituse teema on selline argumenteeritud suhtlemine, ratsionaalne, et siis ma koolituse alguses ütlen inimestele, et joonista ratsionaalne mõtlemine. Tähtinumbreid kasutada ei või, lihtsalt joonista. Enamik inimesi on selle peale nagu, mis nüüd, ma ei oska joonistada. Ma oska küll, no joonista midagi. Ja siis võib legodest näiteks ehitada, ma panin ükskord sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalministri legodest mudeleid ehitama, kui neil oli vaja mõelda, et kuidas nende tulevikus kommunikatsioon võiks käia ühiskonnaga. Sest see on vormivahetus, see on see, mida sa ei ole harjunud tavapäraselt tegema, sul hakkavad teistmoodi kohad ajus tööle ja siis läheb palju rohkem lahti kui see, mis sul tavapäraselt seal käib. Et see rada ei ole mitte ainult teerada, see rada on sul see neuroni rada samamoodi. Aga Riin, sa rääkisid ulmelisest unistusest, et julged sa midagi välja tuua, mis sinu selle aasta ulmelised unistused on? Sellel aastal ma ei ole isegi nii palju teinud neid ulmelisi unistusi, pigem oligi see, et eelmine aasta ma lõpetasin kooli ja siis ma tahtsin, et enne kui ma uuesti kooli lähen või ma siis veel otseselt ei teadnud, mida ma teen, siis ma tahtsin suve jooksul midagi lahedat ja oma mugavustsoonist väljas teha ära. Et see aasta ei olegi neid nii palju tegelikult, tuleb tunnistada. Aga teistel? Ulmelised unistused sellel aastal? See jäi selle aasta numbri sisse, aga eelmine aasta suvel me saime meie kooli asutaja Hannesega kokku, siis veetsime suve koolimajas, kui kedagi teist ei olnud, koolimaja oli tühi, mina, Hannes ja Hannese koer. Ja mõtlesime sellest, et mis oleks, kui oleks võimalik, et AI on tänaseks jõudnud nii kaugele, et temast oleks õppimisel reaalselt abi, kuni sinnamaani välja, et äkki ta on mul see õpetaja kogu aeg kaasas, kellele ma ütlen, et nüüd ma tahaks 2 nädalaga islandi keele palun. Ja siis ta mõtleb mind tundes välja selle viisi, kuidas ma saan kõige efektiivsemalt 2 nädalaga islandi keele selgeks. Ja siis me hakkasime ehitama seda. Ja see on olnud selline nagu juhtiv veits ulmeline. See ikka ei kipu veel täna päris seal maal olema, aga unistus, mis on tegelikult nagu selle aasta selline lipukiri olnud ja praegu ettevõttega nagu iga päev kütad, nii et juuksed põlevad peas, et ta ei ole päris selle aasta numbri sees, aga ma arvan, kvalifitseerub su küsimuse vastuseks. Selge. Ma võib-olla vastaksin niimoodi abstraktsemalt, et ega siis see inimloomus ju kuhugile ei muutu, eks ju, et sa tahad, et sul on hea, mugav, eks ju, sinu ümber on sellised, kuidas öelda, suhtluspartnerid positiivsete emotsioonide ja auradega, et tegelikult ma ootan igalt päevalt
nagu positiivset emotsiooni, et see nagu viib edasi, et kui sa nagu midagi teed ja saad nagu positiivset vastukaja, siis see nagu paneb iseenesest nagu liikuma, et mul on nii spetsiifilised, aga ma tahaks kuuma õhupalliga lennata ja siis ma tahaks Eurovisioonil käia. Mitte lauljana, ma tahan lihtsalt seal koha peal käia. Ma ei tea, miks mind lihtsalt tõmbab sinna. Aga need tunduvad nagu tehtavad, ma arvan. Kindlasti. Vot, aga alustame siis sellest, et... Oota, ka sul? See on väga hea küsimus. Nagu ma ütlesin, siis ma pole suurt sorti unistaja, kuid kindlasti unistaks sellest, et saaks oma isaga tulevikku luua ja teha endale aluse, et see on kindlasti mul kõige suurem unistus, mida ka lähiajal tahaks täide viia, et tahaks olla osa nii-öelda tema süsteemidest. Vot, see küll pole mingi ulmeline unistus, aga et ma selline eriti unistaja. Me ei pane unistustele hindeid. Okei, siis on hästi. Aga lähme edasi sellega, et millest teie silmis Eesti täna unistab ja kas need unistused viivad meid 2050 aastasse? Et alustame Nicole'ist. No ma saan rääkida ainult nagu noorte poole pealt, ehk siis minu vanuse 24-25 aastased. Nii palju, kui meie oleme arutanud, me ikkagi tahame turvalist Eestit, me tahame selles mõttes ägedad Eestit, et siin oleks hea ka tulevikus elada, et lapsi saada, et ma tean, et praegu on hästi palju vestlust selle ümber, et Eesti iive nagu langeb, aga nüüd peaks nagu uurima, et mis see on, millest meil puudu on, miks me võib-olla ei julge, ei taha, ei saa, lükkame edasi seda kõike. Et ma arvan, et noored on see edu võti mõnes mõttes ja ma noorte all mõtlen ka selliseid, mitte nagu minu vanusi, ka nagu vanemaid selles mõttes, et me kõik oleme noored, et mul oli selline mõttelõng natuke krussi, aga ikka viivad edasi ja ma arvan, et 2050 võiks potentsiaalselt olla see aasta, kus enamus meie unistusi nagu täituvad, aga selleks ongi vaja, et me koguksime neid, et me paneksime neid kuskile kirja, et meil oleks nagu üldpilt sellest, mida tahetakse üldse muuta. Ja Riin? Ja ma ütleks ka, et kindlasti turvalisus on üks tähtsamaid asju, eriti praegu, mis maailmas toimub. Ja Eesti jaoks kindlasti ka keel ja kultuur, et see kõik säiliks, et see on väga oluline. Ja loodan, et see jääb ka nagu lõppude lõpuks kestma, et kõik see meie keel ja kultuur on tõesti nii lahe ja mulle nagu Eesti on mulle nii armas ja ma arvan, et ongi üks, mida me peaksimegi vaatama, on kuidas püsida turvaliselt, kuidas noored arvavad, et meie riik võiks edasi minna, et ongi noored on tulevik. Ja kindlasti kõikidel on väga palju enda mõtteid, aga ma arvan, et keel, kultuur, turvalisus, haridus, et see viib meid edasi. Aga lähme edasi. Ma arvan, et me peaks olema rohkem nagu ühe mütsi all. Et muidugi see ümbritsev maailm on meid võib-olla natuke rohkem viinud meid ühe mütsi all, aga vahepeal tundub, et nii väikesed, kui me oleme, siis osad tahavad joosta ühes suunas, teised natukene teises suunas, et see ühtepidi tahaks olla hästi avatud riigina, eks ju, suhtlusena, aga teistpidi sa pead ju ka, või me tahame kõik, et me jääme ikkagi ju kestma, eks ju, et eesti keel jääb kestma ja siis ongi see haridus, jah, mida sa mainisid, et see on meil olnud Eesti riigis väga heal tasemel ja ma arvan, et kui me seda suudame hoida, et haridus minu arust on natuke võrdusmärka avatus, eks ju, mida rohkem sa tead, seda rohkem sa oskad võib-olla arvestada ja kontekstis olla, et jah, need oleks nagu põhilised, mis ma oskaks tuua. Turvalisus, haridus. Ma vastan su küsimusele ka, aga ja see ei ole üldse kuidagi kommentaar varem öeldule, see on lihtsalt minu isiklik personaalne jagamine, minu jaoks turvalisus on tüütu. Mul läheb käima siis, kui jama on.
üks kiire näide selle kohta, siis kui riik läks lockdowni ja pandeemia juhtus, siis selle lockdowni esimesel päeval me tegime kõne oma õega, kes on mul selles samas ettevõttes õpidisain ka, nagu kahekesi me partnerid oleme. Ja siis me mõtlesime, et mis teeme nüüd. Ja siis me tegime, ma võtsin oma laste mänguasjad ja ma tegin ühe õppevideo selle kohta, kuidas Zoomi kasutada õpetamiseks. See video läks Eesti mõttes viraalseks, seal oli mingi 25 000 vaatamist pärast ja selle peale hakkasid inimesed ühendust võtma, ütlema, et kuule, et äkki see õpetab mulle ka, et kuidas seda Zoomi kasutada. Ja siis me lõpuks koolitasime tegin ühel hetkel oma sealt magamistoast mingisugune laste narivoodi otsast tervele Prantsusele ütlesime õpetajate kogukonnale siis koolitust, kuidas Zoomi kasutada. Ja kiiremat aega, kui see pandeemia aeg pole mul nagu töö mõttes polnud tükk aega olnud. Ehk et siis, kui nagu midagi ventikasse lendab, siis läheb nagu loovus päriselt käima, et okei, et nüüd on ilge jama, kuidas me lahendame. Ja maailmas üldiselt tundub, et on inimestel niimoodi, et kui sa paned kas mingid nagu suured piirid, siin on, ma ei tea, Google Foundation pani ühel hetkel mingeid piire, ütles, et miljoni dollariga viige mingi seade kuule. Ja siis olid nagu tiimid, kes võistlesid selle nimel, et kas me suudame välja mõelda, kuidas $1 miljonit kuule jõuda. Kuule jõudmine on ilgelt keeruline. Mitte inimene loomulikult, vaid siis nagu mingid seadmed, eks. Et kui panna piirid, siis inimese loovus tundub, et läheb rohkem käima, kui siis, kui piire ei ole. Või siis, kui juhtub mingi nagu suur jama, et Ukraina praegu, mitte et ma tahaks kellelegi Eestile saati veel sarnast saatust, aga Ukraina on põhimõtteliselt ennast AI riigiks praegu pööranud. Kaugel eespool nagu Eestit, kes me oleme ilgelt uhked oma selle IT-riigi staatus üle. Ja nad on seda teinud sellepärast, et neil paljudes asjadest pole muud varianti. Nad ei saa, neil ei ole koolimajad on puruks, eks ole, siis nad on välja mõelnud, kuidas haridust teha väga hästi veebi teel. Meil siin on mingeid esimesi katsetusi, eks. Et teinekord ikkagi nagu see, kui satud nagu täitsa mitte turvalisse olukorda, paneb loovuse palju paremini tööle. Vastus küsimusele on, et ei. Ma arvan, et ei ole täna Eestil rahvana seda unistust. Mihkel ütles ilusti siin videos, et oli. Need unistused olid, need olid üldrahvalikud, nad olid jagatud, need on ära tehtud. Ja ma arvan, see on lihtsalt hea tõestusmaterjal, et unistused muudavad maailma, reaalselt need asjad said tehtud. Täna on natuke, sellepärast kogu see unistuste kampaania värk käima ongi lükatud, et saada mingisuguseid uusi kaugemale vaatavaid unistusi natukene paika, ma arvan, täna väga ei ole. Ja siis, ma arvan, 2 minutit, üks lahe hetk tuleb teil tulevikus. See hetk on see, kui, ma ei tea täpselt, mis hetkel tulevikus, aga see on see hetk, kui sa vaatad ümber ringi ja siis sa saad aru, et kõik inimesed, kes riigis mingeid otsuseid teevad, on su sõbrad. Et kui peaminister ei ole su sõber, siis sa tead kedagi, kes teda teab ja sul on tippettevõtjate telefoninumbrid su telefoniraamatus. Ja siis sa saad aru, et okei, et see maailm on hetkel nagu minu õlgadel, minu ja mu sõprade, meie põlvkonna. Et vanemad on eest, nad on veel alles, nad teevad oma asju, aga nad enam tegelikult ei otsusta, ei mõjuta. Nooremad pole veel nagu väga tegijaid, mõnest üksikust võib-olla, aga et nad alles tulevad. Et on nagu minu. Ja siis on nüüd küsimus, siis on nagu peeglisse vaatamise hetk, et kas ma siis tean, mis ma teen? Kui ta minu käes on riik ja maailm tervikuna, et mis ma siis nüüd nagu teistmoodi teen, kui siiamaani on tehtud? Sest siiamaani on paljudes asjades jamasti tehtud. Ja see on see koht, kus ma arvan, nagu see unistus nüüd loeb eriti palju, sest siis sa saad sul on kõige vabamad käed nagu teha. Mitte nagu personaalselt võib-olla ilmtingimata, aga sinul ja su põlvkonnal. Ja see, ma arvan, on hetk, milleks tasub valmistuda, kas või täna siin unistades. Et kui see hetk nagu kätte jõuab, see lahe hetk, kui sa ühel hetkel avastad seda. Aga kui see hetk kätte jõuab, et kas sul siis on vastus sellele enda peegelpildile? Väga hästi, aga siit tegelikult tuli ka jutust läbi kogu see õppimine ja noorem generatsioon, et siin küsimus siis, et kas hetkese hariduse tasandilt on noored valmis tegelikult tuleviku väljakutseteks ja kas teil on mingeid selliseid omapoolseid ideid või sellist nägemust, et mis peaks kohe kindlasti või mis võiks kohe kindlasti siis haridussüsteemis muutuda? Suunad ka kellelegi? Ma just tükk aega lobisin. Jah, ma arvan, alustame siit, kes kõige viimati siin gümnaasiumi lõpetas, et Triin. Ja, et ma nüüd käin ka koolis uuesti ja minu jaoks oli väga huvitav, meil on kursus kriitiline mõtlemine ja ma arvan, et noortele on see väga oluline,
et tõesti see kriitiline mõtlemine täna nagu digimaailmas eriti, et meil on küll digipädevused olemas ja me küll oskame seal internetis nagu olla ja teha ja nagu elada, aga tõesti nagu me peame rohkem mõtlema sellele informatsioonile, mida me sealt kätte saame ja kuidas me nagu endale seda teadvustame. Ja see kriitilise mõtlemise kursus andis mulle tõesti nii palju juurde, et me nagu arutasime seal nagu maailma asjade üle ja mingite informatsioonide üle ja nagu ma tõsiselt nagu põhjalikult langesin selle sisse ja nagu mõtlesin, et mida see informatsioon nagu tegelikult tähendab või et kas see on üldse päris või nagu tulebki mõelda kriitiliselt ükspuha, mis informatsioon sinu poole nagu tuleb. Ja ma arvan, et elulised oskused on ka noorte jaoks nagu olulised ka hariduse poole pealt, et mitte ainult, et sa nagu oledki raamatutark ja kõik koolis olid kõik 5, aga nagu elulised oskused ja kriitiline mõtlemine peab ka olema. Nikaul? Minu arust haridus on privileeg ja seda sa hakkad nagu mõistma alles siis, kui sa oled juba ongi, et gümnaasiumist on mingi tükk aega juba möödas või näiteks bakast on aega möödas, aga ma mäletan just hiljuti istusin ühel sünnipäeval ja siis kõik hakkasid rääkima kuidagi jutt läks mingi pangakaartidele, mingi ühistranspordile, nagu kõik istuvad 25-aastased. Ja siis kuidagi läks jutt nagu magistritele ja siis ma sain aru, et kõik minu nagu seal seltskonnas on magistrikraadi omandamisel. Ja siis ma mõtlesin, issand kui äge, et meil on nagu nii haritud seltskond ja üleüldiselt Eesti inimesed on kuidagi, mul on tunne, et nad väärtustavad seda haridust ja nad võtavad nagu maksimumi ka, et kui praegu meil veel on niisugune olukord, et me saame tasuta õppida selles mõttes, et minu arust see on äge, sest teistel kõikides riikides nii ei ole ja minu arust võiks nagu hetke aega võtta, et natuke ka nagu väärtustada seda, mis võimalused meil on. Mida ma enda tööst näen, on see, et terviseteadlikkus võiks olla palju kõrgem, aga jällegi selleks ongi tervishoiutöötajad, kes nagu teevadki ja harivadki inimesi, et kui miskit võiks muutuda, siis ma arvan, et tervisele võiks pöörata ka tähelepanu ka gümnaasiumis näiteks. Selge. Aga mis sa mõtled nagu tervise suunal, kas rohkem toitumist või liikumist või... Ma arvan natuke kõike toitumist, tervisliku eluviisi ka, võib-olla vaimsele tervisele ka kindlasti rohkem rõhku pöörata. Mul on küsimus saalile. Kui teil midagi valutab, palju te paratsetamooli võtate? Paratsetamooli 500 milligrammine tablett, palju te võtate, kui teil pea valutab? Ühte ei võta, üks tablett on kuni 12-aastaste laste kaalu peale arvestatud. Palun, kui te midagi õpitasid, siis selle, kuidas paratsetamooli võtta. Ehk siis, kui palju peab võtma? 2 tabletti, 1 gramm korraga, palun. Selge. Väga hästi. Mida rohkem sa tead, seda parem on. Aga Angeelika? No ma arvan, et teooria ja praktika peaksid käima käsikäes, et see aitab sul neid linke nagu paremini tekitada siis nagu reaalse eluga, et kui sul on võimalus, kui kool või ained pakuvad sulle, et saad mingit asja kuskil koha peal proovida või näha või siis kindlasti aitab sul paremini seda teooriat kinnistada nagu, et see on kindlasti üks niisugune asi, mis teeb selle õppimise nagu orgaanilisemaks ja sa võtad seda nagu kui normaalset elu osa. Mul käis eelmine aasta üks Sloveenia delegatsioon külas ja siis nad tulid siia vaatama, kuidas meie haridus töötab. Ja ma küsisin, et miks te siia tulite, et miks Soome ei läinud. Ja siis nad ütlesid, et mis Soome? Soome on nagu eilne päev, et vaadake Eesti. Me unustame Eestis ära, et meil on siin asjad maru hästi. Või me vaatame küll, et numbrid näitavad, et on hästi, aga siis me ei usu neid numbreid, me ütleme, et no jaa, see on ainult need testid ja tegelikult ei ole nii hästi. Tegelikult on super hästi, kui sa võrdled nagu 98% ülejäänud maailmast. Nii et kui see küsimus oli, et kas Eestis täna haridus valmistab inimesi tulevikuks ette, muidugi valmistab. Aga see ei tähenda, et head asja veel paremaks ei saaks teha, eks, et mingeid asju saaks paremini teha. Õpetajad võiks veits rohkem palka saada, eks. Sest õpetajad on nagu väärtus, mida tasub ühes riigis väga-väga hoida. Aga Oxford ülikool tegi siin mõned aastad tagasi sellise tulevikuoskuste nimekirja
Ja kui sellele ei ole otsa vaadanud, siis võiks vaadata korra mõttega otsa, et kui paljud, enda mõtte siis, et kui paljud mul nendest tulevikuoskustest olemas on. Mõtlemisoskus, kriitiline mõtlemine oli seal üks väga oluline oskus, suhtlemisoskused teiste inimestega, selline igasugused erinevad suhtlemisoskused, nii empaatiline suhtlemisoskus kui ratsionaalne argumenteeritud suhtlemisoskus, terve rida teisi selliseid asju, mida me vanasti nimetasime soft skills, mille kohta nüüd öeldakse rohkem power skills. Nendega ma arvan, meil täna on arenguruumi, et kõiki neid asju on seal kuskil õppekavas kirjas mingit aineüleste pädevustena, aga tegelikult nendega nagu nii palju ei tegeleta võib-olla kui võiks. Ja siis ettevõtlikkust, ma arvan, võiks ka rohkem olla, see ei tähenda ettevõtlust, see tähendab just ettevõtlikkust, et vahet pole, kas su karjääri suund, kuhu sa tahad liikuda, on teadus või avalik sektor või mis iganes, et sinust ei pea ettevõtja saama, aga ettevõtlikkust võiks toetada, et inimesed katsetaks ja leiutaks ja näpiks ja lõhuks asju ära ja prooviks uut moodi. Et seda, et ei oleks nagu kõik ette ära tehtud ja kõik murud ära niidetud, pun intended. Aga miks sa arvad, miks Eesti keskmine inimene ei usu siis neid positiivseid numbreid? Miks eestlane ei usu, kui talle häid asju öeldakse? Küsige igaüks enda käest, miks me ei usu. Niisugune rahvuslik see mentaliteet on selline, et ei, mis meie nüüd ikka. Tegelikult elame nagu 2-3% maailma parimatest kohtadest, kus elada. Selleks muidugi vahepeal peab ära käima, et näha. Et kui sa oled käinud kuskil India või Nepaali mingisuguses prügiurkas, siis sa saad aru, et siin on hästi puhas ja siis kui sa oled käinud mõnes USA koolis, siis sa tuled siia tagasi ja hingad nagu mõnusalt välja, kui sa siin näed, mis toimub, et ühesõnaga, väga hästi on, aga mingeid asju saab paremini. Jah, ma igati nõustun selle Eesti heaoluga, et ma ise tulin Kariibidel tagasi ja Eesti toitu süües ja Eesti kas või ukselinki katsudes, siis oli hea tunne, et kodu. Sest see tuld küljest ära uksel, eks? Just, täpselt. Aga siit aeg tiksub peale ja ma küsin ise hetkel viimase küsimuse, siis uurime publikult, et kas neil on küsimusi, kui ei ole, siis mul on veel tegelikult küsimusi. Aga milline on tulevikus inimese roll üldsegist loomises, kui tegelikult juba hetkel AI suudab nii palju ära teha, et alustame äkki siis Angeelikast, et sinu töö on tegelikult ju luua nii-öelda asju, maju, kõike. Ma arvan, see inimfaktor selles mõttes ei kao kuhugile, et kui sul on igasugused tehnilised abivahendid, siis sa pead oskama küsida ja sõnastada, et see, mida sa oskad küsida ja sõnastada, seda sa ka saad, eks ju, et sa pead neid piire oskama seada, et nagu selles ongi küsimus, see tähendab, et sa pead ju mõttega sellest asjast kuidagi nagu üle olema või seda nagu haarama, ja kui sa seda suudad oma erialaselt, siis ülejäänud maailm ongi sulle tõenäoliselt siis tulevikus abiks, eks ju, et seda kõike on võimalik kiiremini saavutada, eks ju. Selge, aga kooli mõttes, kui gümnaasiumi mõttes, siis teame kõik, et saame küsimuse panna AI-sse ja saame sealt hea vastuse, aga kuidas on see pilt ülikooli maailmas? Meil tegelikult oli ka esimesel poolaastal AI-tund, et me reaalselt õppisimegi erinevaid tehisintellekte, kuidas nad meid õppides aidata saavad ja kõike seda ja nagu tõsiselt, nagu see ei ole see, et ta teeb sul ära, aga näiteks ongi saad teha endale mingi nii-öelda sõbra, kes sul küsib küsimusi või teebki sulle mingi testi ja nagu saadki endale assistendi teha, kes aitab sul õppida. Ja nagu minu jaoks oli see väga huvitav ja tõesti nagu ülikoolides pigem nagu nüüd juba toetatakse seda tehisintellekti. No minu eriala on hästi selline 50% praktikat, 50% teooriat, mis tähendas seda, et kui see AI tuli, siis ma väga võib-olla ei jõudnud seda kasutada. Ainuke oli see, et kui lõputööd kirjutasin, siis küll kasutasin nagu tõlkeks abiks, aga ma arvan tulevikus kindlasti, kui seda nagu õppida kasutama, et väga suur nagu abimees olla, eriti kui mul nüüd plaan on magistrisse ka minna, et ma arvan, et ma ei kõigi hakanud seda kasutama.
aga kuidas on teie sellist loovust kui sellist mõjutanud, et ise vaadates natukene ringi, siis on päris tihti selline juhtum, et saad selle vastuse kätte ja copy-paste'id kuskile selle, et kas te olete näinud ka endas sellist teed, mida te võtate siis lihtsamat teed või ikkagist pigem analüüsite kõik läbi ja jätategi ikkagist oma teha selle töö? Mulle suht tihti ei meeldi need vastused, mis ChatGPT mulle annab, ehk siis ma võimalikult vähe kasutan seda, aga no ikka kasutan jah. Aga ma arvan, et see on see, et kui sa pool tööd juba ise ära teed ja siis näiteks mingid lihtsalt, et natuke veel sisu näiteks juurde või mingit korrastust või mis iganes või nagu kas või lihtsalt mõtteid juurde. Kui sa juba mingi mõtte saad sealt ja siis edasi nagu arendad ise, siis minu arust on ju see nagu väga nagu mõistlik kasutus sellel. Ja ma olen täiesti nõus, et ongi, et ei lase nagu tervet tööd ära kirjutada, aga täiesti kui nagu ongi pea on tühi või on mingi miljon teist mõtet, et nagu ta annab sulle ikkagi päris häid nagu mõtteid või nagu ideid, millest nagu edasi arendada ise midagi. Ja Margo, mis sa arvad sellisest AI kasutusest, kuna sa ise tegeled palju sellega, siis kas te pigem üritate seda üles ehitada sellena, et ta on rohkem abimees või ongi see, et kes teeb su eest asjad ära? Ma vastan sellele ka, aga teil on siin koolimaja ees on väljas pingsilaud, eks. Maailmas on robot, mis mängib pingsi paremini kui ükski inimene. Ma kujutan ette, et kui vähe soemaks läheb, siis te lähete ikka pingsi mängima. Olenemata sellest, et robot on parem. Üleval on malelaud, koolituuriga käigus nägime. Male on ammu, mitte päris lõpuni ära lahendatud mäng arvuti poolt, aga selgelt arvuti mängib malet paremini kui parimad suurmeistrid. AlphaGo võitis Go meistreid, mida me arvasime, et järgmist 30 aastat veel ei juhtu, võitis Go mängus. Kas me oleme sellepärast nagu male mängimise või Go mängimise ära lõpetanud? Ei ole. Asjad on fun. Ja kui sa tahad neid teha, siis teed neid olenemata sellest, et kuskil on mingi masin, mis teeb seda sinust paremini. Ja sa teed seda koos teiste inimestega olenemata sellest, et inimesed mängivad kabet ka veel, kuigi kabe on arvutite poolt lõpuni ära lahendatud mäng. Väitlusega on õnneks veel hästi, ma olen 30 aastateks väitluskultuuri ja väitlusturniiri ja klubisid Eestis arendanud. Väitlemises veel ei ole parem. Vähemalt need, mis on niimoodi, ei tegelikult isegi nagu superarvutitel jooksvad AI-d ei ole veel paremad. IBM proovis siin mõned aastad tagasi, IBM Project Debater, YouTube'is on üleval, võib vaadata. Nii et ma arvan, me teeme loovust edasi lihtsalt sellepärast, et me oleme inimesed. Dead Poets Society oli kunagi üks film, kus õpetaja ütles õpilastele, et we read and write poetry because we're humans. Et loovusel see, et mingi masin kuskil ka seda teeb, no las ta teeb. Et see, mis meil täna niimoodi seadmes kättesaadav on, see on, eks, keelemudelid on 2-3 aastat vanad, AI on küll 60 aastat vana, aga 10 aasta pärast see, et ta ei anna mingeid täna kõige paremaid vastuseid, kõige ilusamas eesti keeles, see kõik on nagu unustatud ajalugu peaaegu. Et siis meil on vähemalt inimväärne kõikides asjades meiega vähemalt sama tark tehisolend olemas. Aga see ei tähenda, et inimesed mingeid asju nagu ära lõpetavad. Ma arvan, see tähendab täpselt seda, et inimese võimekus nagu luua mitmekordistub, sellepärast, et meil on selline nagu äge tehnoloogiline sidekick, kes aitab meil asju teha ja mõnda asja, mis endal on ilgelt tüütu, mida ega väga ei viitsi teha, teeb ta lihtsalt sinu eest ära. Neid ülesandeid on ka ikkagi nagu igas töös üks jagu, mida sa me üritame täna teha õpetajatele sellist abilist, kes teeks õpetaja eest mingit tüütut aruandlust ja lastevanemate kirjadele vastamist ära. Selge, aitäh teile. Kas publikust on küsimusi? Tundub, et vist anna aega, 5 sekundit pead andma aega. Okei. No selge, aga ma küsin siis ise viimase küsimuse ja kuna me siin tegelikult AI teemal oleme, siis kui palju peaks siis tegelikult see AI saama nii-öelda sellise tuleviku otsustusvõime, et kas peaks keegi otsustav isik kasutama oma siis otsustuste tegemisel AI siis nii-öelda teadmisi või see pigem ikkagist võiks jääda nii, nagu ta hetkel on?
midagi ei jää nii, nagu hetkel on. Ainuke kindel asi maailmas on see, et midagi ei ole kindel, aga okei. Kõik muutub. Okei, ma vastan su küsimusele seekord kohe kiiresti ära, siis on rahu majas. Inimkonna tulevik on loodusliku intelligentsi ja tehise intelligentsi nagu kõrvuti. Me võime tema vastu sõdida ühel hetkel, loodetavasti ei tee, aga võib juhtuda. Loodetavasti me oskame temaga koos teha asju. Ja kui te lähete klassidesse unistama, siis ma arvan, ei ole mõtet, kuskil õnnestub elada ka niimoodi, et sa elad kasvatad endale ise oma redised ja siis lüpsad kitse. Aga inimkond tervikuna tõenäoliselt peaks mõtlema niimoodi, et maailm on meie ja tehisintellekti nagu koos loomes ja et nagu selles maailmas, mida me tahame saada või kuhu me tahame minna. Üks mees ütles, et inimkond võiks Marsile minna. Nüüd ta nagu teostab aktiivselt seda unistust. Et see on see koht, kus vaadata nagu enda sellesse, peeglit ei ole võtta, aga vaatad oma sellesse telefoni selfie kaamerasse, ütled, et okei, et kuhu see mees tahab nagu minna või kuhu see naine tahab minna nagu tulevikus Eestiga. Teades, et seal on kõrval teised inimesed ja seal on kõrval teised tehisolendid. Aga need teised inimesed on samamoodi sul nagu selle loomise kaaslased või loomise abilised ja need tehisolendid on sul loomise kaaslased ja loomise abilised. Et see on, ma arvan, nagu mõttekas küsimus, et kuhu me koos tahame minna, et seda ei ole mõtet kõrvale jätta, aga sa ei saa ka nagu anda oma ühiskonna vastutust enda pealt ära. Et siukses vormis mu meelest oleks mõtet nüüd klassis edasi küsida. Selge, aga Angeelika, mis te arvate? Ma arvan, et kapten peaks ikka laeva jääma. Kapten siis laiemas mõttes nagu see inimene või inimesed, eks ju, et kelle peaks olema siis selline suur sõel, et sul on see säilinud see kriitiline mõtlemine, et sa suudad seda analüüsida, et sul on küll kõik nii-öelda abivahendid olemas, aga et sa suudad nii-öelda olulise ja ebaolulisest nagu eraldada ja kui sa nagu vahepeal ree pealt maha ei kuku, et siis tõenäoliselt see koostöö võib väga, väga hästi edasi minna, aga sa otsi ei tohi käest ära anda. Selge. Nicole? Ma arvan, et see inimlik faktor võiks ikka jääda, kas või lihtsalt see, et mingid empaatiavõimed või mingid sellised sotsiaalne kuuluvus, mingid sellised asju, mida nagu minu teada veel AI nagu ei suuda selles mõttes asendada, et ma olen nõus, koostöö võiks olla, aga kes seda nagu koostööd nagu hindab või otsustab, kas see koostöö on piisav, et ei oska öelda, ma ütlen ausalt, ma selle AI teemaga vaikselt tutvun, aga ta ei ole mu elus nüüd nagu nii tähtsal kohal, et ma oskaks nagu sisukamat vastust öelda sulle praegu. Jah, arusaada. Riin? Ja ma nõustun ka kõigiga ja ma arvan ka, et ikkagi inimfaktor võiks jääda, et kõiki otsi siis ei annaks sellele tehisintellektile. Et jah, mul ka otseselt ei ole midagi suuremat lisada. Selge, aga suur aitäh selle väga asjaliku arutelu eest. Meie igatahes täname teid ja te veel istuge, ma räägin teile natukene, mis edasi saab. Aitäh sulle! Ja head unistamist. Peale unistust väga palju asju ei ole, mis maailma niimoodi radikaalselt muudaks, nii et unistage hästi. Aitäh sulle!